Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere, te kuulate podcasti Loomaarst taskus ja minu vastas istuvad kaks noort inimest. Loomaarst Vanessa Viira ja loomaarsti teaduskonna tudeng Elisabeth Urbmets. Tere! Tere! Ja vaatamata sellele, et te olete väga noored, siis me räägime hoopis pigem mind huvitaval teemal, ehk siis me räägime vanadusest. ja põhjus selleks on tegelikult natuke see, et Elis on teinud sellist huvitavat uurimistööd Maaülikooli loomade registris või haiguslugude hulgas ja otsinud sealt välja neid haigusi, mis suurema tõenäosusega kimbutavad vanemaid loomi. Kõigist me muidugi rääkida ei jõua, aga mõnedest siiski. Ja ma ei tea, missuguse haigusega sa tahaksid alustada? Jaa, et diagnooside valik sai siis selle järgi tehtud, et mida siis kas praktikale tuginedes või teadusartiklitele tuginedes, et milliseid haiguseid esineb just eakamatel loomadel ja nende haiguste puhul on oluline teada seda, et need on tihtipeale siis eluaegsed, ehk siis loomaarstid päris terveks looma ravida enam ei saagi, kuid nad saavad siis kas aeglustada selle haiguse kulgu või siis teha looma eluolu paremaks, et tõsta seda looma elu kvaliteeti. Ja üks nendest haigustest, millest võib-olla räägiks pikemalt, mida on oluline teada loomaomanikul, on krooniline neeruhaigus, mida siis esineb enamasti kassidel, kuigi tuli välja, et ka päris palju on hakatud seda koertel diagnoosima. Ja selle haiguse puhul on hästi omane see, et just kasside puhul see keskmine vanus siis esmasel diagnoosimisel ongi üle 13 aasta, ehk siis tegelikult need loomad ongi päris eakad, kui nad selle diagnoosi alles saavad. Sina, Vanessa, oled töötanud seal samas loomakliinikus ja ilmselt neid ka näinud, et kui Elis on pigem vaadanud otsa numbritele ja tegutsenud muidugi ka loomaarsti abilisena juba seal kliinikus, siis sina oled pidanud diagnoosima ja ravima neid loomi. Et kuidas sulle tundub, et kas see 13-aastane kass oleks võib-olla pidanud tulema varem? Et kas on nii, et omanikud lihtsalt ei märka, et kassil on pahasti ja kui nad ei märka, siis nüüd meie ülesanne oleks neile öelda, et mida nad peaksid vaatama, et nad märkaksid ja loomad tuleks varem. No minu jaoks on päris suur erinevus selle vahel, kui ma töötasin nüüd Maaülikooli kliinikus, seal ma võtsin vastu erakorralisi patsiente. Hetkel nüüd, kui ma olen üldarst, siis ma näen ka sama palju neid vanu kasse, aga vahe on just selles, et ütleme, Maaülikoos ma võib-olla nägin rohkem neid loomi, kelle puhul tõesti oli liiga hilja või nendega tuldi siis, kui see loom oli juba tohutult loid, väsinud, võib-olla see haigusstaadium oli juba kaugele jõudnud. Praegu samas tavaarstina töötades ma näen, et väga paljud omanikud ikkagi käivad oma kassidega iga-aastaselt kontrollis ja kui me näeme seal ütleme mingisuguseid sümptomeid, kaalukadu, ei taha enam süüa, omanik on märganud, et see loom on kuidagi vähem aktiivne, siis tegelikult me saame kohe need vereproovid näiteks ära kontrollida, vajadusel neere kontrollida ja minu arust ütleme tavakliinikus on omanikud ka rohkem meelestatud kohe seda ravi alustama ja väga palju lähedamalt oma loomi võib-olla jälgima ja nendega pidevalt kontrollis käima. Et hästi suur paralleel on selle vahel, et kas nad tulevad kriitilise patsiendina või lihtsalt tavapärase kontrolli käigus. Vaata, siit tuleb väga üks huvitav asi välja. Et statistika on selles mõttes tore asi, et sellega saab igasuguseid asju teha ja kuna tõesti see on ikkagi selline nii-öelda ka natuke nagu kiirabikliinik, eks ju, see on selline, seal antakse seda niisugust vältimatut abi, et siis ongi, ma arvan, et ka need numbrid, mis sul seal veel edasi on, et näiteks diagnoosist kuni looma kas siis magamapaneku või surmani olid suhteliselt lühikesed,
mis ilmselt käibki jälle selle kohta, et nad tulevadki sinna juba raskes seisuseks ja kui ta on selline hakkab haigeks jääma, siis ta võib-olla ei pea minema suurde haiglasse, ta läheb võib-olla oma nii-öelda perearsti juurde, eks ole, et ilmselt see on nagu see, mida me siit märkame, aga ma ei tea, kas me peaksime sellest neerupuudulikust veel midagi tähtsat ütlema. Mina oma praksises mäletan, kas meil oli diagnoosimine natukene kehvemal järjel tol ajal ja siis meil oli üks selline jutumärkides diagnoosimise meetod, et kuule, sellel on ju neeruka nägu et nad olid nagu sellised kuidagi hästi iseloomulikult õnnetud, eks ole ju. Ja vist nad tulevad äkki ikkagi nagu selle palju joomise ja palju pissimisega, on see üks kõige tavalisem nähe, jälle kui ma ei mõtle seda esmaabi, kes tuleb nagu väga halvas seisus, aga mõtlen sellist nagu keskmist neerupuudulikku patsienti või on seal mõni isutus või mis? Kui mina olen näinud, siis jah, nad tulevad kas palju joomise, palju pissimisega, see on ka asi, mida võib-olla omanik paneb kodus rohkem tähele, et tõesti ta kogu aeg käib seal kastis või kogu aeg kausi juures. Asi, millega nad veel väga tihti tulevad, on see, kui nad ikkagi jäävad väga-väga kõhnaks, et see on kohe ju silmale näha omanikule, et minu arust need ongi need põhilised sümptomid, sest loomaarstidena võib-olla jah, lihtne vaadata peale ja mõelda juba selle neeruhaiguse peale, aga omanik jah, pigem märkab seda, et kas ta nüüd joob rohkem, pissib rohkem või jääb kõhnemaks. Aga tegelikult sel hetkel ta ju on ka juba natuke juba hiljaks jäänud, eks ju. Me rääkisime sellest, et millal need sellised tõsised sümptomid avalduvad. Jah, et tegelikult ju kirjandusest on teada, et selleks, et meil avalduksid sümptomid, et selleks peaks olema juba väga palju või väga suur osa sellest neerukoest tegelikult juba kahjustunud. Ja kuna tegemist on tagasi pöördumatu protsessiga, siis seda me kuidagi tagasi keerata ei saa. Ehk siis see läheb kahjuks ainult halvemaks ja tegelikult selle erakorralise meditsiini kliiniku vaates siis saabki välja tuua veel selle, et kui meil on siis see loom, kes tuleb sisse väga kehvas seisus, kes ei ole varem, kas siis omanik ei ole olnud teadlik või ei ole märganud või siis ongi see väga kiiresti juhtunud, see progresseerumine või see haiguse edasiminek, et siis tegelikult omanik seisab väga raske otsuse ees, kus ta tuleb loomaarsti juurde, ta saab teada selle diagnoosi, ta saab teada tegelikult, kui halvas seisus see loom hetkel on ja talle põhimõtteliselt antakse siis valik, et kas ta siis jätab selle looma pikaaegsele haiglaravile või ta siis peab vastu võtma selle eutanaasia otsuse. Ja tegelikult see on ju, kui panna ennast loomaomaniku olukorda, on üks kõige kohutavamaid hetki, kus sa selles loomaomaniku teekonnal saad seista, et sa pead tegema selle otsuse kohe. Ja et ei saa ju selles suhtes eitada, et see ravi on kallis ja tihtipeale inimesed ei ole valmistunud ja nad võib-olla ei ole mitte valmistunud ainult rahaliselt, vaid ka vaimselt selleks, et see loom võib neile tegelikult ka väga palju maksma minna. Et seda vältida siis tegelikult just ongi hea käia siis oma selles kodukliinikus, tegelikult oma selle eaka loomaga siis aeg-ajalt kontrollis või kui siis vaktsineerimas käia, siis tegelikult arstid teevad siis loomale kliinilise ülevaatuse ja kui nad märkavad midagi kahtlast, siis tegelikult ju ka soovitatakse edasi diagnostikaid, et iseasi, kas see loomaomanik siis kaasa läheb selle plaaniga. Sest nagu sa ütlesid, eks ole, et kui tal on juba mingi 70% neerust hävinenud, et siis võib-olla alles me märkame väliseid sümptomeid, aga vereproovist me saaksime ju need, eks ole, ju varem kätte. Et ma ei tea, kas on mingit üldtunnustatud sellist seisukohta, et mis hetkest või mis vanusest me võiksime hakata, isegi kui meil ei ole mingit kliinikat, sest me ju ka ei tea, kas omanik võib-olla ei ole üldse nii tähelepanelik, et võiks hakata soovitama, et teeme siis need vered iga-aastaselt, ma saan aru, siis juba vanemale kassile, eks ole ju, mis sa Ines, sa ütled selle kohta? Laias laastus mina olen enamasti omanikele soovitanud ikkagi seal kuskil alates 8-10 aasta vanuselt, midagi sellist, kus võiks hakata iga-aastaselt siis kontrollima, oleneb ka väga omaniku soovist tahtest ja oleneb sellest loomast, et tõesti vahel satub sulle loom, kes ei ole 15 aastat mitte kunagi loomaarsti juures käinud, sa teed talle need kontrollvereproovid ja ikkagi kõik on seal väga-väga korras. Aga ütleme niisuguse tavapärase kodukassi jaoks, ma arvan, alates 10-aastaselt võiks küll iga aasta käia. Ja kui omanik on väga hoolikas ja tahab, siis võib ju alustada
alustada ka natuke varem, eks ole ju. Jah, ja kui numbreid nii-öelda natukene veel tuua sisse, siis see 8 aastat, mis Vanessa ütles, on selles mõttes ka statistiliselt nagu väga õige, sellepärast et üle 8-aastaseid kasse näiteks, kes siis selle neeru puudulikkuse diagnoosi said, oli siis 84%, ehk siis tegelikult valdav enamus nendest kassidest, kes said selle diagnoosi, olid üle 8-aastased. Ehk siis tegelikult, et alates 8-aastaselt nagu hakata mõtlema ja selles mõttes rohkem tähelepanu pöörama oma loomale, et see peab ilmselt tänapäeval täitsa ja see ei ole, me nüüd täna ei jõua siin kõiki haigusi läbi käia, aga see ei ole ainult, ütleme, mingisugune neeruhaigus, mida me sealt võiksime leida, et kassidel vanemas eas on ju väga palju ka seda kilpnäärme ületalitust, et kui me juba siis nagu seda kassi kiusame ja seda vereproovi võtame, et siis oleks mõistlik, eks ole, uurida ka mõnesid teisi eakate kasside haigusi, et see on selline, minu arust, mis on tähtis, et mida me peame omanikule ütlema, et me ei saa nüüd kindlalt väita, et tal midagi ei ole, eks ole, sest meil ei ole nagu selle sadade haiguste vastu neid niisuguse universaalseid uuringuid, aga me saame ikkagi selleks aastaks või järgmiseks 8 aastaks, siis kas või kui ta tõesti ei suuda iga aasta käia, välistada mingid asjad, et see on see, mis annaks natukene omanikule võib-olla sellist paremat enesetunnet. Aga läheme siis, ma ei tea, tahate selle neeruhaiguse kohta midagi veel öelda või lähme siis järgmise grupi juurde, millega sa tegelesid, et sina tegelesid küll põhiliselt selle piimanäärme kasvaja jälitamisega haiguslugudes, aga võib-olla see käib ka mõnes mõttes teiste kasvajate kohta, mida me nüüd siin räägime. Jaa, et mina vaatasin piimanäärme kasvajatele otsa, mis siis esinevad ikkagi emastel loomadel ja enamasti, ütleme siis vähemalt minu statistika põhjal, suurem osa patsientidest, kes selle probleemiga olid koerad, et just neil esines see sagedamini, kasse oli vähem, aga tegelikult jah, on teada, et kassidel tihtipeale võib see olla nii-öelda siis tõsisem diagnoos, ehk siis nende eluiga peale seda diagnoosi saamist võib olla väiksem. Aga operatsiooni, ütleme, et siis selles mõttes, kui muud uuringud näitavad, et loom iseenesest, et tal mingeid muid tõsiseid sisehaiguslikke probleeme ei ole või siis ei ole kasvaja metastaasid kuskile levinud, et siis tänapäeval ikkagi inimesed on motiveeritud jätkama ja tegelikult ligi 90% juhtudes siis minnaksegi lõikusele. Ja need loomad elavad siis peale lõikust veel edasi. Et see, kui pikalt, et see väga sõltub sellest indiviidist ja tihtipeale ongi need muud kaasuvad haigused, mis lõpuks selle looma elu lõpetavad. Aga ütleme, et tegemist siis jah, ei ole diagnoosiga, mis kindla peale siis selle looma hauda viib ja seda tegelikult on võimalik opereerida teatud juhtudel. No see on ilmselt tõesti jälle pöördun Vanessa poole, et sina, kes sa neid patsiente oled näinud, et ikkagi suurel määral, kui selle looma muu tervis on enam-vähem okei, siis esiteks meie loomastidena teame, et seda on mõistlik lõigata ja ilmselt ka omanikud on seda meelt või kuidas sulle on tundunud? Omanikud jaotuvad minu arust seal laias laastus 2 leeri, et on need, kes võib-olla ka märkavad natuke varem, märkavad juba ise, et seal on mingisugune muutus ja on hästi motiveeritud minema seda eemaldama, isegi võib-olla uurima, et mis neoplaasia seal täpselt on ja on sellised hästi hoolsad ja hoolikad. Samas on alati see teist tüüpi omanik, kes võib-olla laseb sellel muutusel minna väga-väga kaugele, just ka anesteesia hirmus. Et kuna need patsiendid enamasti on ikkagi natukene kõrgemas vanuses, siis omaniku jaoks on väga raske võtta ette seda otsust, et me lähme kirurgiasse ja see loom peab olema sellel ajal anesteesias. Et ma arvan, et see suur osa nendest patsientidest, kes võib-olla sinna lõikusele ei jõua, ongi selle tõttu, et omanikud lihtsalt tohutult kardavad neid anesteesiasse panna. Samas enda kogemus on näidanud, et väga palju on neid loomi, kellel ütleme kardiovaskulaarselt või südame poole pealt ei ole mingeid piiranguid, miks me ei võiks minna lõikusele, samamoodi ütleme operatsioonieelsed vereproovid on korras,
aga noh, pannes ennast tavainimese seisukorda, siis muidugi see on väga raske otsus, et sa viid oma vana looma sinna kliinikusse, ta pannakse mingiks teadmata ajaks unne ja noh, keegi tegelikult ei saa ju 100% öelda, et kas ta ka nii-öelda ärkab ja kas sellega läheb kõik hästi. Aga noh, mina olen alati üritanud omanikke ikkagi suunata pigem kirurgia poole, just kui ma ise kuulen, et selle südamega on kõik korras, see loom üldjoontes on stabiilne, sest ma arvan, et meie tänapäeva monitooringu võimaluste juures ja meie tänapäeva anesteesia ravimite valiku juures ei peaks ükski loom jääma ilma abita, sellepärast et me kardame anesteesia. No ma tahtsin just öelda, et mina olen aru saanud, võite muidugi korrigeerida mind, kui ma olen valesti aru saanud, aga et meil on ka täitsa palju selliseid loomi, kellel jälle üldarst avastab mingisuguse südames kas mingi kahina või mingi kahtlus on ja kardioloogiga kokku leppides, kui see süda ära stabiliseeritakse, jälle samamoodi vana looma haigus, me ei saa südant nagu terveks teha, me ei saa teda nagu ära parandada, eks ole, aga me saame seda looma ravimitega niimoodi aidata, et ta saab selle oma haige ja vana südamega hakkama ja saab isegi elab ilusti ka anesteesia üle, seepärast et ma ütlen tõesti, kui ma jälle mõtlen oma praksise algusaegsetele ja praegustele võimalustele, siis need anesteesiavahendid on ju läinud ju nii palju turvalisemaks, eks ole ju, nii et see ei ole ka alati see, ma arvan, et see on tähtis, et meie siin loomaarstidena või loomaarsti hakatistena selle välja ütleme, et see ei ole ka alati vastunäidustus, et me seal südames midagi leidsime, eks ole ju, on ju. Eks nende südamepatsientidega on jah see, et me ikkagi võib-olla enda rahustuseks ja omaniku rahustuseks alati soovitame käia eelnevalt kardioloogi kontrollis, et me täpselt teaksime, mis see diagnoos on. Vahel on ka see, et tõesti on seda kahinat kuulda, aga seal ei olegi vaja mingisugust pikaajalist ravi, see on lihtsalt muutus, mis seal südames on. Ja seda palju lihtsam on ka anestesioloogi või siis seda anesteesiat jälgiva inimese jaoks seda plaani kokku panna, mis ravimid kasutada, kui me täpselt teame, mis seal südames toimub. Ja ikkagi ma arvan, suurel protsendil ka südamehaigetest patsientidest on võimalus anesteesia täiesti edukalt ilusti ilma komplikatsioonideta läbida, sest tõesti meil on nii palju rohkem monitooringu võimalusi, meil on ravimivalikud ja tänaseks päevaks on ka nii palju teadusartikleid kirjutatud, et mida me võiksime kasutada, mis kombinatsioonid võiksid töötada. Et jah, ma arvan, et ka südamehaiga loom ei peaks olema vastunäidustus nüüd anesteesia. Ja minu meelest alati on ka see, ma ei tea, kui palju loomaarstid seda küsimust küsivad inimese käest, sest mina olen küll küsinud, jälle see oli ammu muidugi, kui ma veel sellist kliinilist tööd tegin ja ammugi kirurgiliste patsientidega, aga et hea küll, et te kardate anesteesiat, ehkki mina praegu seda looma vaadates tunnen, et ta elaks selle edukalt üle, alati on protsent. Täitsa terve loom võib sul mitte ärgata, eks ole ju, kastreerimisele, steriliseerimisele toodud, täitsa noor loom. Väga väike võimalus, aga kunagi mida ei unustada. Aga et teie nüüd ei taha ja me jätame selle protseduuri tegemata, see kasvaja areneb, annab metastaasi suure tõenäosusega. Aga mis siis saab? Siis te peate tegelikult tegema seda sama asja. Me tegelikult teeme praktiliselt sama asja. Me teeme tal alguses, eks ole, rahustuse, umbes nagu samasuguse anesteesia, kui me teeksime operatsiooniks ja siis me peame ta magama panema. Et see juhtub niikuinii, eks? Ja see juhtub suure tõenäosusega palju kiiremini, kui me ei tee seda operatsiooni. Kui me operatsiooni teeme, siis see võib juhtuda, aga see loom ei kannata ega ei piinle. See loom peab lihtsalt magama. Ja teie ei pidanud otsustama, et täna ma panen oma looma magama. Teie otsustasite, et ma aitan oma looma. Saatus tahtis teisiti, eks ole. Et võib-olla me ikkagi peame natuke tõmbama neid psühholoogilisi niite natuke rohkem. Sest see ei ole ainult ju viimanäärmakasvatajaga, me ei lähe täna hammasteni, sest me jäämegi rääkima neist, eks. Et kui sa mõtled, et loomal on õudsed hambad, tohutu valu ilmselt, mädanik, kõik suus, ja inimene ütleb, et ma kardan, et ta sureb ära. Ma ei lase talle teha hambaprotseduuri. Mulle ütles üks vana doktor, Taani doktor, kes oli hambaspetsialist, või see anestesioloogia spetsialist. Ta oli selline meesterahvas, kes julges sihukese asja, ma olen öelnud nendele inimestele, võib-olla ta tahabki ära surra, kui tal selline, kui tal nii halb olla on, eks. Et ma arvan, et see on üks meie suur töö
katsuda seda anesteesia hirmu nagu tagasi võtta. Seal on muud põhjused, mis võivad olla, ta ei saa võib-olla järelhooldusega hakkama, ta ei saa, tal ei ole, ma ei tea, mis iganes, et me ei saa alati kallutada loomaomanikku nüüd, et sa pead minema radikaalse kirurgia poole, eks ole ju, aga ma arvan, et seda anesteesia hirmu me peaksime nagu kõvasti veel püüdma neil nagu tagasi võtta. Ja eriti koera piimanärvekasvaja, kui metastaasi ei ole, siis minu meelest võib elada väga rõõmsalt veel tükk aega ju. Ma hakkasin nüüd siin soleerima, ma kutsusin teid tegelikult rääkima, nüüd räägin ise, aga räägime nüüd võib-olla sellest piimaräämekasvajast nüüd edasi hüpates ühe väga tõsise asja juurde, mis, kõik nad on tõsised, aga sul on ka statistika siis valude, õieti siis nagu pigem nagu sellise kroonilise liigese valu suhtes, et see on minu meelest nendest kolmest veel nagu kõige peidetum ja kõige halvemini leitav. Või kuidas sinu statistika ütleb, Elis? Jaa, et uurisin ka siis osteoartriiti, ehk siis ütleme, et siis liigese kulumist, liigese kulumishaigust, mis võib siis esineda tegelikult kas siis mingi trauma järel, et liigeses on olnud trauma ja siis hakkab seal selline luu ja liigese kohe vohamine pihta, sellised põletikulised protsessid, või siis seda võib ka esineda lihtsalt liigese kulumishaigusena, ehk siis sellise degeneratiivse või nii-öelda siis ka pöördumatu protsess, mis siis võib haarata ühte liigest, aga võib ka haarata väga mitut liigest korraga ja põhjustada siis loomale suurt valu. Ja tegemist on siis tegelikult haigusega, mis ütleme, et nendest haigustest, mida mina vaatasin, võib-olla oligi siis kõige madalama sellise keskmise vanusega, mida diagnoositakse, sest et väga palju diagnoositakse osteoartriiti ka noortel loomadel. Aga kui me vaatame sellele keskmisele vanusele otsa, et keskmiselt koertel siis 8-aastaselt, 8,5-aastaselt, see on nüüd siis see keskmine vanus, eks ole, et siis me võime öelda, et ta on justkui eakatel loomadel, aga seal tuli ka veel selline huvitav erinevus välja, et väikestel tõugudel, ütleme siis alla 15 kilostel, see keskmine vanus oli pisut vanem, üle 10 aasta, ja suurtel koertel siis seal 8 aastat 3 kuud, et see erinevus võib tegelikult tulla ka sellest, et ühtepidi need protsessid võivad, eks ole, nendel kas väikestel või suurtel koertel erinevalt kulgeda, aga teine asi on ka see omanike märkamine. Et kuna ta põhjustab valu ja suurtel koertel kehamass on suurem, siis nad võib-olla näitavad ka seda longet ilmekamalt välja, omanikud märkavad varem, tulevad varem arsti juurde. Et väikeste tõugude puhul võib jääda see tegelikult selle inimeste teadlikkuse ja inimeste märkamise taha, mis tõttu nad jõuavad arsti juurde hiljem ja saavad ka oma diagnoosi siis hilisemas eas. Et tegelikult see ongi ju, me peame meeles pidama, et see on diagnoosimise vanus, mitte selle protsessi ilmnemise. Või ütleme jah, et selle tekkimise hetk. Et siin on ikkagi hästi suur roll selle loomaomanikul, et just seda, et kui on meil liigesed, eks ole, on valusad, loom näitab seda välja selle lonkega, aga mida tegelikult ikkagi päris palju veel kuuleb, on see, et inimesed ei seosta millegipärast loomade lonkamist valuga. Et öeldaksegi, et aga ta ju ei niutsu, ta ei karju, aga et siis siinkohal on hästi hea tegelikult seda inimestega võrdlust tuua, et kui inimene lonkab, miks ta lonkab? Ta lonkab ju sellepärast, et tal on valus ja tegelikult ju loomadel on see täpselt sama. Ja mõni võib-olla oigab hädaldab loomule, aga teine lonkabki hambad ristis, eks ole, inimeste puhul samamoodi. Et lonkabki hambad ristis ja ei karju, et mul on valus, aga valus on ikkagi, eks ole ju. Ja loomade puhul ongi lihtsalt võib-olla see väljendusviis ongi teistsugune, et nad ei ole nii verbaalsed kui inimesed on, et nad lihtsalt kannatavad vaikides. Minu oma koeral, kellel oli põlveliigeses artroos ja tal oli ka ristatiside selleks hetkeks juba katki läinud, mul oli suur bokser, selline tõesti väga suur 40-kilone ja mina ausalt öeldes märkasin seda hoopis niimoodi, et ma vaatasin, et tal on üks jalg jäänud peenemaks kui teine, sest ta ei toetanud sellele. Sest vaata, mis on lonke puhul, on jube keeruline, ma olen nüüd aru saanud, kui sul on sõnakuulelik koer, kes käib su kõrval
ja sa ei vaata teda nagu jooksmas, ta on, sa võib-olla ei lase teda niimoodi jooksma, ta jookseb sul hoovis, sa ei vaata ja kui see kõnnib su kõrval, sa ei märka, teised inimesed märkavad, et su koer lonkab, aga sa ise ei pruugi üldse märgata. Nii et mina olen olnud see silmaklappidega rumal omanik, kes ei märganud oma koera longet, aga märkasin seda, et issand, et tal on üks jalg, aga peenemaks jääma, siis vaatasin selja tagant, ei toeta ju selle jala peale praktiliselt, eks. Ja muidugi, mis on veel eriti keeruline ja miks pärast me tükk aega arvasime, et kassi see küll ei puuduta. Kassi longet ära tunda. Koera veel paned kõndima mööda koridori, eks ole, see kassi longet, seal on hoopis teised kriteeriumid, mis me peame vaatama, mida ma küsin omaniku käest, ma ei tea, Vanessa, kui sul on, ma ei tea, kas sul endal tekib kahtlus kliinikus, kas sul tekib, mille põhjal, või siis omanik on nagu midagi, kuule, natuke on midagi liikumisega, mida me peame omanikule ütlema, mida ta peab jälgima, kuidas ta saab seda kassilonget üldse kodus nagu hakata nagu kahtlustama, on sul mingid häid näpunäited selle kohta või? Kassi puhul on jah see, et kui ütleme, otseselt ei näe sellel igapäevasel liikumisel seda longet, siis võib-olla märgid, mida nad veel näitavad, on see, et nad ei taha võib-olla nii entusiastlikult enam mängida, et kui ta varem on olnud mingi palli tagaajaja või sulega mängija, siis nad kuidagi enam millegi tõttu ei viitsi. Ei viitsi? Lisaks, mida nad hakkavad vältima, on need igasugused kratsipuud, et nad ei taha enam nii tugevalt seal võib-olla kraapida, oma käppasid kasutada. Kindlasti igasugused kõrged hüpped, selle puhul on võib-olla omanikul jällegi raske aru saada, et mõne puhul ongi, see kass on juba nii vana, et ta tõesti enam ei tahagi hüpata. Aga jälle miks? Eks ole, kas sellepärast, et on vana või sellepärast, et on valus, võib-olla me võiksime teda aidata. Et on need siuksed hüpped, ega seal on palju väikseid märke võib-olla veel, aga see on iga kassi puhul nii individuaalne ja kahjuks kass on selline raske loom, keda diagnoosida, et ta ei näitagi välja, ta ei pruugi ka kliinikus tegelikult näidata välja seda, mis me tahame. Ta istub nurgas, ta ei liigugi üldse. Sest vahel neid ortopeedilisi, neuroloogilisi ülevaatuseid kassi puhul, see võid seda teha 1 kord või 3 korda ja tegelikult ta ei pruugi sulle ka seal näidata, et tal kuskilt valus on. Aga kui see osteoartriit ikkagi jääb kahtluse alla, kas või juba ütleme anamneesi põhjal või selle põhjal, et tõesti ühe jala lihased on veidi kõhetunud, see jalg näeb natukene peenem välja, midagi sellist, siis me saame alati vähemalt diagnostiliselt teha röntgenpildi, kui see vajadus on. Aga see ei pruugi ka alati näidata, eks ole? Jah, seda küll. Teine variant, mida mina olen katsetanud, kui on niisugustel vanematel kassidel võib-olla selline mingisugune kahtlane asi liikumise juures, et ma natuke kahtlustan, kas tal võiks olla valus, samas ma ei leia täpselt seda kohta. Ma olen tõesti nad pannud katseliselt valuravi peale, teinudki nädala või 2 kuuri ja kui ta tegelikult selle ajal on väga aktiivne, tal on väga mugav ja hea olla, siis ma olen rääkinud omanikuga läbi, et võib-olla me mõtleme kroonilise valuravi peale, et teeme talle mingisuguse plaani. Jah, sest ega meil tõesti väga palju valikuid ei ole. Et kui ma ei, otse see põhjus mulle kusagilt röntgenpildist või selle oma ülevaatusest näkku ei karju, siis ma olen ka aru saanud, et see katseline valuravi on täiesti okei. Et jälle see nüüd tekib mõnikord inimestel mingi see, et mis mõttes siin nüüd katsetate, aga kui tal on valus ja ta ei saa meile öelda, siis me peame ju teda aitama, eks ju. Ja nende krooniliste valudega on veel minu meelest see lugu, jälle see haigus, mida me ära võtta ei saa, me saame ainult leevendada. Siis osad inimesed, kas ta peabki seda nüüd elu lõpuni saama ja umbes, et mis see tema neerude või ma ei tea, maksaga või millegagi teeb. Siis jälle mina alati küsin vastu, et aga tal on ju valus täna ja praegu, tema ei mõtle oma neerude peale ja mis me siis teeme? Ei anna talle valuvaigistit, aga oleme juba õnnelikud, kui me peame ta siis mingi aasta pärast selle kohutavate valude pärast magama panema, aga vähemalt neerud on ilusad. Et see ei ole ju, siin ei ole ju mingit loogikat, eks, et me peame ju, muidugi on ravimitel kõrvaltoimed ja nendest tuleb rääkida, aga see, et loom kannatab valu käes, seda minu meelest ei õigusta absoluutselt mitte miski. Samas on jällegi see, et tänapäeval meil on nii palju variante ka selle kroonilise valuravi jaoks, et see ei ole see, et ta peab nüüd võtma seda ühte kindlat tabletti elu lõpuni. Et mul on ka tulnud neid omanikke, kes täpselt samamoodi kardavad võib-olla seda igapäevast tableti andmist ja neid kõrvalmõjusid, kõike seda,
aga suurema enamuse ma olen ikkagi suutnud ära rääkida sellega, et me alguses proovime ühte ravimit, kui tõesti me hakkame seal kahtlustama mingisuguseid kõrvalmõjusid, me saame alati vahetada, meil on erinevaid kombinatsioone ja tegelikult, kui see krooniline valu saada kontrolli alla, siis me ei vaja nii kõrgeid doose ravimit, me saame võib-olla 3 ravimi asemel minna 1 hetk 1 ravimi peale üle ja kui mõelda ka eakate inimeste peale, siis tegelikult enamus võtavad üpris mitut erinevat ravimit, et vanuse kõrgenedes seda lihtsalt ongi vaja ja tegelikult on siis igapäevane elu vähemalt natuke mugavam. Just, et ikkagi, et keegi ei kannataks. Kas me loomaarstidena peaksime rohkem propageerima siis selliseid ennetavaid kontrolle, selliseid eakate loomade lihtsalt ei olegi ühtegi põhjust, aga tule ja näita oma looma või piisaks siis sellest, et tegelikult kassid peavad igal juhul iga 2 aasta tagant käima marutoodi vaktsiini saamas, koerad ka 2 aastat marutoodi, aga enamasti tehakse neile siis see kennelköha ja leptospiroos iga aasta, et me sellega koos neid rohkem jälgiksime, rohkem omanikke pinniksime, mis need lahendused võiksid olla, et loomadel oleks parem ja nad jõuaksid ruutem arsti juurde? No minu arust tuginedes juba näiteks siin ELISE statistikale, siis ikkagi alates seal tõesti 8 aasta vanusest sellist, peaks väga kindlalt käima iga aasta vähemalt kontrollis, saab alati ühildada selle tõesti selle vaktsineerimisega. See ei pea olema nüüd 100%, et me iga kord võtame ka selle vereproovi või iga kord teeme mingisuguse röntgenpildi. Aga lihtsalt see, et vähemalt kord aastas professionaal vaatab looma üle, küsitleb võib-olla omanikuga selle osas, et kas isu on okei, kas aktiivsus on okei, ega seal ei ole mingisugust longet, midagi sellist. Ja tõesti, kui omaniku jutu põhjal ja peale vaadates üle katsudes see loom tundubki täiesti heas konditsioonis, siis me ei pea iga kord neid proove tegema, aga vähemalt on mingisugune märk maas ja see on süsteemis kirjas, et näe, seekord ta kaalus nii palju, liikus hästi, süda oli korras, aga järgmine kord, kui seal võib-olla on väike mingisugune kaebus, siis me saame diagnostikat teostada. Et ma arvan, et miinimum võiks olla see, et nad kord aastas lihtsalt vähemalt käivad, näitavad oma looma ära. Just. Ja südamele panna veel ka inimestele seda, et seda märkamist rohkem nende loomade puhul just, et teadlikumalt siis, et kui ongi noorem loom, et võib-olla siis kõik see toredus, pikad jalutuskäigud, kõik see nii-öelda, võib-olla inimesed ka jälgivad oma loomi selles mõttes rohkem, et kui need loomad saavad eakamaks, siis tihtipeale ju jalutuskäigud lähevadki lühemaks ja need loomad magavadki rohkem, sest et organism ikkagi vananeb, et me räägime tegelikult et vanadus ei ole haigus või et kõik need probleemid tulenevad siis mingisugusest nii-öelda haigusest, et see ei ole vanadus, vaid et see on mingi haigus seal taga, aga tegelikult ju ikkagi tõsi on see, et kogu organism vananeb ja see looma aktiivsus normaalselt peabki vähenema, kui ta jääb vanemaks, aga siis just see oma looma jälgimine, et kui seal on midagi, mis tundub kahtlane, et siis nii-öelda siis selle, kui olete just arsti juures oma vaktsineerimisel käinud, et siis ikkagi võtta telefon kätte, helistada, küsida nõu, et mitte jätta seda siis nii-öelda pikemaks venima, et täpselt see, et mida varem me saame nendele probleemidele jaole, seda kiiremini või tõhusamalt me saame seda looma aidata. Jaa, sest nemad ei saa meile ju öelda. Et see ongi see vahe, et inimene saab kurta, koer ja kass ei saa ja siis, kui ta oma selle olekuga väljendab mingisugust sellist, et asjad ei ole päris nii, nagu mulle meeldiks, siis on ikka omaniku kohus siis ta käest välja uurida või siis meie professionaalide abil välja uurida, et mis seda sellist imelikku olekut põhjustab. Et siis oleks ka rohkem selliseid õnnelikke ja pikemalt elavaid lemmikloomi, eks ole ju. Aga ma väga tänan teid, tüdrukud, et te tulite ja rääkisite seda juttu ja eks meil neid vanaduse haigusi ja vanaduse muresid on veelgi, et küll me pöördume selle juurde jälle mõnikord tagasi, aga tänaseks suur aitäh teile. Aitäh. Suur aitäh. Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.